Oot, vaata mind. Mida? Sul on mees? Mul on vähk. Ja, tšau. Tšau, millal me selle koosoleku teeme? Teeme homme kohe esimese asjana, ütle Peetrile ka, et ma viin Krisu 8 aeda. Panen 9 siis. Ja, olgu, teeme nii. Tšau. Mis sul plaanis on? Lasteaiast helistati päeval, et Krissu tegi ennast märjaks ja varupükse ei olnud, pidin poest võtma viima. Tore. Ei ole tore, Peeter nägi, kuidas ma tööajast ära käisin ja nähvas kohe. Miks siis kohe hommikul ei viinud neid pükse? Meelest läks ära. Ma helistasin sulle ka. Kallis, sa tead, mul on praegu klientidega need eskiisid. Oota ära tee. Mida? Valus on. Rinnad on nagu hellad, nagu hakkaks päevad ka. Vaata, kas mu rinnad on imelikud. Noh, on või? Ei ole midagi. Ma olen magama. Ma olen muretse. Mida? Pots tirib, sa pead mulle kohe praegu uue potsi tegema. Miia, meil ei ole aega. Imme! Palun! Imme! Ma ei saa ju niimoodi kooli minna. Miia, palun! Imme! Jaa, tere. Aitäh, et te tagasi helistasite, et mul oleks vaja kontrolli tulla, et mul on nagu mingi asi. Mis asi? Nagu rinnas mingi asi. Mis mõttes asi? Ma ei tea. No, kuulge, teiesugune inimene, te olete nii noor selliste probleemide jaoks, aga no, igaks juhuks ma soovitan teil pöörduda rinnakabinetti. Rinnakabinetti? Mis asi see on? No, ma panen teid kirja, saate ämmaemanda vastuvõtule ja kuulame teie mured ära ja kui vaja, siis teeme uuringud. Teie biopsia tulemus oli positiivne. Positiivne. Jah. Positiivne on hea. Lootust on teil veel. Mida? Teil on lisaks rinnas olevatele kolletele ka lümfid ilmatud. Ja me peame kontrollima, kas kusagil on veel siirdeid. Siirdeid? Jah, vähisiirdeid. Mul on vähk. Jah, teil on 3. staadiumi rinnavähk.
4. staadium, mis on ühtlasi ka viimane, on kaugsiiretega. Nagu ma juba ütlesin, peame me tegema lisaks veel uuringuid, et veenduda, kas teil on kaugsiirded või ei ole. Te peate käima veel EKG-s, anestesioloogi konsultatsioonis, verd andma. Ja olge kena, tehke see täna kõik ära. Korjan ära. Ei, sina istu. Ma korjan. Sina istu. Sa ajad ju kõik laiali. Sina, issand jumal, no istu palun, kuula mind ükskordki istu. Sinul on vähk, sina istu. Mis me teeme nüüd? Kallis, ära muretse, küll me hakkama saame, küll me ära ravime. Arvad? Muidugi. Küll ma selle keemiaga üle elan, mis on siis nii väga? Lihtsalt mul on nii raske praegu. Siis kui vanamees oli haige ja... Jah, ma tean, on andeks. Tuled sina ka? Jah, kuule ka. Ka katsu vastu pidada. Jah. Katsu. Esimene keemiaravi on ikkagi suur asi. See ravi, mida ma saama hakkan, selle nimi on punane kurat. See teeb mulle kohe 1-0. See punane kurat ei ole veel kunagi sinuga kohtunud. No sellepärast ma ilusti riidesse panigi ikkagi esimene kohtumine. Hakkame käsima või? Ma olen korraks ära, et kui on mingi probleem, et siis anna märka, on ju? Jah. Väga. Kuidas nimi on ära? Silver. Mu lemmik metall. Kuidas läheb? Silver. Sul läheb väga hästi. Kus Jaa, musike, mis on? Ei, las sissi toob, emme puhkab praegu. Tšau. Poiss, oled? Jõgeva maal elad. Jõgeva maakonnas. Väga hea, kui vanna sa oled?
okei. Mis ma öelda tahtsin? Ma ei pannud koolis väga palju tähele. Aina tagasi. Minu oma. Miia, lõpeta ära, eks. Aga ta võttis, see on minu oma. Miia, lõpeta praegu ära, eks. Aga see on minu. Miia. Aga mina Miia. sain selle sünnipäeva. Ja ma tean, seda pole praegu tasa. Jah. Kuidas sul on? Ära pane kinni, et uks lahti. Lapsed lõugavad ju. See annab mulle nii palju jõudu, et nad seal on ja karjuvad. Millal sul see järgmine keemia on? Ma ei lähe rohkem. Mul on nii halb olla. Igalt poolt valutab nagu luude seest kaua. Issand. Sul silmad üldse ei fokusseeri. Ma tean. Kahe nädala pärast on sul see järgmine keemia. Kurat, 2 nädala pärast. Mul on ju see Ameerika mess siis. Kes see viib sind sinna? Ma ei lähe enam. Mis sa teed siis? Sured lihtsalt ära? Nii halb olla, et ma enam sureksin ära. Meta! Mida sa tahad? Kus sa tead, kes ma olen? Aivar andis sulle võtme ennem, kui ta läks. No tore. No väga hea. Mõistes ikka töötab. Tule, lähme käime nüüd pesus ära. Ja siis ma võin su arsti juurde ja kuni sa oled pesus, siis ma koristan siin ja... Oota, kus lapsed on? Miia on koolis. Ja Kress on lasteaias. Väga tore. Nii, ma võin su arsti juurde ja kuni sa oled arsti juures, siis ma toon lapsed lasteaiast ära ja kõik meil saab kõigil korda, eks? Mettu. Saab ju. Korda. Mida? Tule püsti. No seda ma mõtlesin, et miks juba kiilakas ei ole. Ma ei leidnud pardlit üles, mõtlesin, et pudenevad ise ära. Mis Aivar võttis pardliga kaasa või? Sõidab oma vähihaige naise juurest 8 kuuks minema, võtab pardliga kaasa. No joh, ei tiiga. Aivar ei ole sulle kunagi meeldinud. No nüüd meeldib ta mulle ikka eksponentsiaalselt vähem kui enne. No ta on seda reisi mitu aastat oodanud. Sul on ka kindlasti mitu asja, mida sa oled mitu aastat oodanud.
lastega suveks Ahvenamaale sõitma. Lähete järgmine suvi. Oled ikka kindel? Tead ausalt. Ostame sulle kõrvarõngad. Ostame suured kõrvarõngad ja asi korras. Aitäh. No, tahavad meid paksuks sööta, jah? Arvad? Et kui ühe rinna maha saakisid, siis tahavad tühja koha karriga ära täita. Arst ütles mulle, et mulle pannakse ekspander vist lihas alla. Palju õnne. Paljudele pannakse. Aga no läheb kaua aega, kui see täis pumbatakse ja sa välja näed nagu endine. Vaata, et sa siis muru ei hakka niitma, see veekotti talu vibreerimist. See, et kuni ma ei pea enam keemias käima, ma võin ilma rindadega elada. Või noh, kui nad oleksid kohe 2 tükki ära võtnud, aga ma panekski tagasi, aga kuidagi ühega on ka nõme. Keemia oli nii hull, jah? Ma arvasin, et kõigil on hull. No ongi, aga noh, kõigil on erinevalt hull. Mees ei olegi uut rinde vaatama tulnud. Me tegime pausi selle asjaga, et ta ei kannatanud mu keemiat välja. Argpüks. Tead, üks venelanna rääkis mulle, et tema käib kodus ka kogu aeg parukaga ringi. Et armas abikaasa ei peaks midagi nii rõvedat nägema nagu kiilakas naine. Kujutad ette, omas kodus. Aga pangu suured kõrvarõngad. Sõbrannad hakkasid mul kõrvarõngaid kinkima. Nad võiksid uue rinna kinkida. Võt seda teeb haigekassa. Jackpot. Aga kas sa oled mõelnud, et miks just sina? No, et miks just mina? On väga hea, et sina. Ja väga hea, et mina. Ja üldse väga hea, et meie. Mis mõttes? Ma ütlen ausalt, ma olin enne seda haigust selline tüüpnäide Aedlinna kodukanast. Mul on 3 last. Mees on 4. laps. Ja ma tegin kõik nende eest ära. Ma koristasin nende järel, ma pesin mehe särke, ma pesin hamstripuuri, ma tegin laste kodutöid. Õhtul enne magama minekut saad aru, vaatasin, et kas diivanipadjad on ka kurat kõik õige nurga all ja lohk on keskel. Sa pead haigeks jääma, siis sa saad aru, mis on päriselt oluline. Aga mis siis on? Lapsed ju? Ei, meetakene. Sina ise. Selle asemel, et hommikul mingid pudrupotte pesta. Mina ei tea, mine õue. Mine seksi mingi mehega. Mine mängi kasiinos kogu raha maha. Saad aru, aga ära ole selline inimene, kes on teiste teener. Ja küll siis lapsed hakkavad ka sind teistmoodi vaatama. No, üks asi on küll tegelikult, mida ma tahaksin. Jah? Mida siis? No, nüüd kui Aivariga on asjad aina selgemad, siis ma olen ikka mõelnud, et vähihaige tahab natuke meie lõhna tunda või? Endal pole ühte rindagi. Kuule, kus sa selle ühe rinnaga niimoodi lähed? See pole ammu turul käinud, ega selle ühe rinnaga kaugele ei jõua. Kõik ütlevad mulle kogu aeg, kuidas ma olen nii julge ja nii tugev, et mul vähk on. Tegelikult ma ei ole julge, tegelikult ma kardan kogu aeg.
kardan kogu aeg surma. Mis mõttes? Sul on nii palju parem ju. Mäletad, milline sa keemia ajal olid? Jah, aga nagu see kiiritus ka mingi köki-möki ei ole ja mul on metastaasid puusas. Ehk siis ma saan veel ühe ringi keemiat. Mitte midagi ei ole läbi. Mis asja? Nad võtsid sult rinnavähiga rinna ära ja nüüd said kohe puusavähi otsa või? Kuidas see võimalik on? No, see on seesama rinnavähk, et sa võid küll rinna ära võtta, aga seesama rinnavähi rakuke ootab siis kuskil kas puusas või kopsus või ajus ja kui ta otsustab kasvama hakata, siis ongi vähk tagasi. No siis on nii. Teeme ühe korra veel. Küll me hakkama saame. Aivar ütles, et ta jääbki Ameerikasse. Ja ma mõtlesin, et kui ma peaksin ära surema, et siis sa oleksid mu lastel nende eludes... Mis juttu sa ajad? Sa saad terveks. Sul on nii, sa näed nii hea välja. Tähendab, sa pead laskma mul sellest rääkida, eks ole. Sa pead laskma, kellega ma veel surmast räägina. Tähendab, ma palun, et sa oleksid mu laste eludes ikkagi olemas. Ma tean, et Aivar ei lase sul neid lapsendada, aga lihtsalt ole neil olemas. Maja pean ma maha müüma. Ma juba rääkisime pangaga, et peab müüma. Ma saan 500 eurot töövõime toetust ja mu laen on 2 korda nii suur. Miks sa ei öelnud, et sul raha vaja on? Ma annan sulle ju. Sina hakkad minu laenu maksma. Kõik aitavad sind. Kui ma ära suren, siis ei ole vaja enam laenu maksta. Neta, palun. Ma palun. Et sa annaksid pool minu tuhast mu emale. Ta tahab mind meie perekonna platsile matta, et lastel oleks kusagil küünalt panna. Aga teine pool viska merre. Sest siis ma olen vaba. Kõik on hästi. Kuule, kõik on hästi. Tom helistab. Kõik on hästi. Tere. Tee see ka lahti, ma ei saa seda. Oota, vaata mind. Mida? Sul on mees. Mul on... Mul on vähk. Aga mina olen ikka mina. Anna andeks. Ja muusike, mis on?
veel parem. Te tulete kohe koju. päriselt? Päriselt. Kesu, tule siia. Tule siia. Tule, teeme pannkooke. Paneme jahu juurde. Okei. Sega, sega. Sega, sega. Ops. Ette. Kas nii palju? Jah.